Tere hommikust! Hei, tere hommikust müügirahvas! Mõnus esmaspäeva hommik, kas pole? 35. müüginädal on just käima läinud. Kell on 7 läbi 10 minutit. Loodan, et tunnete ennast sama värsket ja sama hästi kui mina ja valmis selleks järjekordseks katsumuseks. 15. müügiminutid. Selleks tänaseks teemaks on kas konkureerida või domineerida. Ja ma juhataksin selle mõttekäigu või selle teema sisse niimoodi. Ma kuulun alati tavaliselt nende inimeste hulka, kellel on oma arvamus. Ja kellel on väga kindel oma arvamus ja ma ei karda seda kunagi ka välja öelda. Sellepärast, et ma olen selle arvamuse kujundamisega kõvasti tööd teinud. Ja isegi kui see arvamus on ajas muutuv, siis ma kindlasti ütlen seda välja ja ütlen oma nagu mõttekäigu. Nüüd ühel toredal üritusel kogesin ma sellist emotsiooni, et minuga koos arvamuse väljaütlejaid oli veel 70. Ja tavaliselt on niimoodi, et kui sa oled grupis, siis toome näiteks, et sul on 10 inimese grupp. 10 inimese grupis tavaliselt arvamust avaldavad, ma ei tea, 1-2. Siis kuuluvad sinna gruppi veel need inimesed, kes tahaksid arvamust avaldada, aga kes mõtlevad liiga aeglaselt ja selleks ajaks, kui oleks aeg oma arvamus välja öelda, selleks ajaks juba on rongid nende jaoks läinud. Ja siis on veel need inimesed, kellel on oma arvamus ja nad lihtsalt ei ütle seda välja, nad hoiavad seda enda teada, aga nad kindlasti omavad oma arvamust. Ja see kõik on täiesti normaalne ja täiesti tavapärane toimimine. Nüüd, ühel korral kogesin ma sellist gruppi, kus oli 70 inimest ja nendest 70-st 50 ütlesid kohe paugu pealt oma arvamust. Ja see oli selles mõttes, et niisugune natukene päris ebameeldiv situatsioon, et kui treener ees küsis, et siukene küsimus, mis arvate, siis tuli nagu pau, igalt poolt tuli arvamusi niimoodi, et ma isegi veel jõudnud veel mõtlema hakata, mida ma ütlen. 40 inimest juba midagi arvasid. Ja miks ma sellise näite toon? Vaadake, kui te olete ettevõtja ja tegutsete mingis valdkonnas, ei ole vahet, mis valdkond see on, siis te kindlasti olete guugeldanud ja jälginud, mida selles valdkonnas arvatakse. Mida avaliku elu tegelased arvavad, mida mingid artiklikirjutajad arvavad, ehk siis kui puhas on selles valdkonnas eeter. Mõnes valdkonnas on eeter väga igasugust läbu täis, mõnes valdkonnas on eeter okei, ehk siis sa saad nagu sõna võtta. Ja nüüd tekib küsimus, et toome võib-olla sellise Eesti tavalise näite, et kui sul on, ma ei tea, 5-10 konkurenti ja kui nendest 2 midagi arvavad, siis sinu jaoks on eeter täiesti puhas. Sa võid iga ajahetkel oma arvamust ka avaldada. Ja nagu te teate, ettevõtluses on jõutud sellisesse faasi, kus klienti haritakse. Ja klienti haritakse igal võimalikul moel, ehk siis tehakse kliendile ostuotsus võimalikult lihtsaks ja sondeeritakse talle pinda üles, jagatakse igasuguseid arvamusi. Ja sa oled ka aru saanud sellest, et seda pead sina tegema. Nüüd, kui sul 10-2 konkurenti seda teevad, siis on see suhteliselt ideaalne positsioon. Ja sa pead ennast lihtsalt ette valmistama selleks, et sama teha. Kui sul 10-8 konkurenti seda teevad, siis on see päris keeruline. Küll aga miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et ettevõtja peas on tavaliselt 2 mõttekäiku. Kas sa konkureerid kellegagi või sa domineerid turgu? Ja küsimus ei ole selles, et kas sul on enamus osalus turul või ei ole. Küsimus on mõtteviisis. Konkureerid ehk võistled. Kogu aeg vaatad, mida keegi teine teeb. Sul puudub enda nagu konkreetne arvamus, et sa vaatad, vaatan, mis tema teeb, proovin hästi kiiresti järgi teha, proovin hästi kiiresti kopeerida, vaatan, kas see on õige mõte, kas see on töötav mõte. Nüüd see vastu domineerimine. Domineerimine on turu juhtpositsiooni hoidmine ja see võib hakata sinu peast pihta. See on sinu sisetunne. See tähendab seda, et sul on omad mõtted. Sa oled selles valdkonnas väga tugev tegija. Sul on oma arvamus. Ja me teame kõik, et tuleviku ennustamine on üks tänamatu tegevus. Küll aga ootavad sinu kliendid sinult kui professionaalid kindlasti mingis mõttes tuleviku ennustamist. Ehk siis nad tahavad teada, nad on sinuga ennast sidunud, olgu see siis tehnoloogia ettevõtte või olgu see mingi muu, nad tahavad teada, kas need investeeringud, mida nad sinusse ja sinuga koos mingitesse seadmetesse näiteks teevad,
kas need on jätkusuutlikud. Ja kui sina tõstad käed üles ja ütled, et ei tea, no ma ütlen, et partnerile jätab või kliendile jätab see nagu päris ebaleva mulje ja tal tekib nagu suur kahtlus, et kas see töö, mida ta sinuga koos teeb, kas see töö on seda väärt. Ja kindlasti, kui tegemist on uue kliendiga, siis sa ju tead, et klient teab sust üle 60% sellel hetkel, kui ta sinu uksest sisse astub. Ja sa võid kindel olla, et ta on lugenud ja töötanud läbi selle materjali, mida ta siis nii-öelda eetrist leiab. Ja parem oleks, kui seal eetris oleks sinu arvamus ka. Seega, minu tänane soovitus sulle, kas siis alustavale ettevõtjale või kogenud ettevõtjale, on see, et kui sa oma mõtteviisi kujundad, siis ära kujunda seda nii, et sa konkureerid, vaid kujunda seda kohe algusest peale. Kui sa võtad asja tõsiselt, siis sa hakkad domineerima. See sõna võib kõlada natukene võib-olla kalgilt, aga selle sõna mõte on väga hea. Sa domineerid oma valdkonna turgu, ehk siis sina hakkad kujundama ennast kui arvamusliidrit selles konkreetses nišis. Selline oligi minu mõttekäik täna. Kes näevad väärtust, jagage like'iga, ma tean, et eestlased seda väga palju ei tee, mis on ka täiesti okei, sest ma iga päev kuulen mõnda inimest, kellega ma väga ammu pole suhelnud ja ütlen, et kuule, ma vaatan su müügiminuteid ja ma olen neid isegi vaadanud järjest. Mõned mõtted on head, mõned mõtted on natuke koha pealt ammumised. Nii see paratamatult on, et ma proovin küll oma mõtteid peas järjestada ja neid välja öelda, aga ega see tegelikult reaalsuses kerge ei ole. Kui tahad minuga kohtuda ja mind veel ei tunne, siis 27. septembril toimub minu koolitus Samm suurepäraste tulemusteni. Leiad selle koolituse info kodulehelt ja kohtume koolitusel, kui mitte varem, aga kindlasti järgmisel esmaspäeval müügiminutites. Naudi nädalat, võta sellest viimast, sügis on kohe käes, saagilõikamise aeg. Naudime, elame ja müüme. Tšau!